Tere, minu nimi on Mari ja ma töötan Mondos maailmahariduse projektijuhina. Kuidas ma Mondosse tööle jõudsin või Mondoga esimest korda kokku puutusin, oli siis juba üle 4 aasta tagasi, kui ma kandideerisin Ghanasse vabatahtlikuks õpetajaks. Ja mina olen Victoria, mina sattusin samamoodi nagu Mari läbi vabatahtliku olemise Mondos. Ma käisin Myanmaris ja olin inglise keele õpetaja. Ja nüüd me töötame mõlemad Maailma Hariduskeskuses, oleme Maailma Hariduse projektijuhid. Võib-olla te olete Mondo kontorisse juba sattunud, äkki te olete näinud meie ilusaid kirevaid korve või ostnud meil tšeavõid, siis te juba teate, et Mondo tegelebki maailmas naiste ettevõtluse toetamisega ja laste hariduse toetamisega ja lisaks sellele saadame siis ka humanitaarabi kriisikolletesse. Ja meie maailmahariduse tegevus on väga tugevalt seotud kõikide ÜRO kestliku arengu eesmärkidega, aga kõige rohkem eesmärgiga 4.7. Teisisõnu, see tähendab, et me aitame kasvatada avatuid ja inimestest ning keskkonnast hoolivaid inimesi, kes on ka ühiskondlikult aktiivsed. Ja miks see kõik oluline on? Te kindlasti teate, et maailmas on praegu palju keerulisi suuri väljakutseid, alustades rändekriisist või lõpetades kliimamuutustega. Et maailmaharidus ongi siis see, mis annab noortele ja inimestele tööriistad, et nad teaksid, kuidas maailmas nende keeruliste väljakutsetega toime tulla ja samal ajal siis olla ka empaatilised ja hoolivad. Tere tulemast Maailma Hariduskeskusesse. Siin asub ka Mondo kontor ja ka meie pood, millest Mari juba rääkis. Ja selles ruumis toimuvad igasugused üritused, näiteks filmiõhtud, arutelud, Mondo akadeemiad, aga ka koolitused haridustöötajatele. Just lõppes meie kõige pikem kursus, mis oli 5 moodulist koosnev maailma hariduse kursus, kus õpetajad said teadmisi ja oskusi ja ka ressursse sellest, kuidas maailma haridus lõimida oma õppetegevusse. Kursus julgustab õpetajaid tegeleda maailma haridusega ja kasutada meie materjale ka edaspidi pärast seda kursuse lõppu. Ja lisaks kursustele ja koolitustele pakume me siis hulgaliselt erinevaid maailma hariduslikke õppematerjale õpetajatele ja teistele haridustöötajatele. Kõige rohkem leiab neid meie koduleheküljelt, milleks on siis maailmakool.ee, kust saab lihtsasti ühe klikiga alla laadida erinevatel teemadel tunnikavasid või töölehti või taustainfot siis erinevate teemade kohta. Lisaks sellele asub siin ka meie dokumentaalfilmide kogu, kus on üle 200 dokumentaalfilmi, mida on võimalik siis interneti teel laenutada ja vaadata kas klassiruumis või siis kas või korraldada endal kodus sõpradega selline hariv filmiõhtu. Lisaks nendele materjalidele on meil ka välja trükitud siis erinevaid fotomappe, et eriti noorematele õpilastele on tore kasutada siis selliseid meie partnerriikide teemalisi fotomappe. Ja on olemas näiteks ka globaliseeruva maailma õpik, mida siis valikainena õpetatakse väga paljudes Eesti koolides. Kõige ägedam ongi see, et maailma haridus ei ole üks teema või üks aine, vaid see on maailmavaade, mis annab väga palju võimalusi lõiminguks ja koostööks. Ja koolid üle Eesti näitavad väga ägedat oskust koostööd teha. Näiteks Tammsalus on meil selline keskus, mis väga palju tegeleb õiglase kaubandusega ja nad on sellesse töösse kaasanud kohalikud poed ja kogukonda. Ja Valgamaal Valga gümnaasiumis teevad õpilased töötube teistes Valgamaa koolides ja nad teevad koostööd ka Valga muuseumiga. Need koolid on tegelikult osa sellisest võrgustikust nagu UNESCO ühendkoolid. UNESCO ühendkoolide võrgustik võimaldab koolidel teha koostööd rahvusvaheliselt 190 riigiga üle maailma ja ka Läänemere piirkonnas. Ja siis on meil muidugi selline võrgustik nagu sõpruskoolid, kus meie Eesti koolid saavad teha koostööd koolidega meie partnerriikides. Näiteks koos rääkida kliimamuutustest, keskkonnast, oma toidust või siis oma igapäevastest tegevustest. Lisaks sellele, et me teeme Eestis juba üle 10 aasta maailma haridustööd, me ekspordime oma teadmisi ka teistesse riikidesse. Näiteks vene keeles materjale me oleme tutvustanud õpetajatele Ukrainas ja Kõrgõzstanis ja need materjalid on seal väga kõrgesti hinnatud. Maailmaharidus ei ole miski, mis saab läbi siis, kui me koolipingist lahkume, vaid see kestab kogu meie elu. Ole uudishimulik, hoia oma meel avatud ja kui hoolid, siis tegutse.